Tere tulemast vaatama Turundustaskus järjekordset episoodi. Minu nimi on Triin Rumm, mina olen Tallinna Majanduskoolis turundusõppetoolijuht ja meie tänases saates me räägime Google'i reklaamidest ja oma saate külaliseks olen ma palunud Karel Veema. Tere, Karel! Tere! Ja Karel on meil Tallinna Majanduskoolis Google'i reklaamide õpetaja, seda siis 2 aastat, aga eelmine aasta siis ka Karel võeti väga hästi õpilaste poolt vastu, nii et hiljutisel õpetajate päeva galal siis oli Karel ka nomineeritud parima õpetaja tiitlile. ja Google'i reklaamide osa või üleüldse digiturundus on siis meil siin viimastel aastatel majanduskooli turundusõppes kuidagi palju jõudsamalt kanda kinnitanud, sest sellest nagu mööda vaadata turundajana ei saa. Ja alustuseks, Karel, et kuidas siis sinu tee Google'i reklaamideni üldse siis on olnud? Minu enda tee turunduseni, tegelikult ma olen päris kaua peale gümnaasiumit, tegelikult mul nagu turundus meeldis, aga ma läksin üldse õppima haldusärikorraldust ja tegelikult töötasin kooli kõrvalt mingi aeg üldse panganduses ja siis üldse ärimüügi peal, et täiesti nagu eemal turundusest, aga see mingi väike soov oli ikka sinna turundusse saada. Pigem oli see, et turundusse vahel on võib-olla raske saada seda jalga ukse vahel alguses, et kui sa ei tea, kust alustada. Ja siis ma sattusin aega teenima, kus mul oli võimalus siis teenida strateegilise kommunikatsiooni keskuses, mis tegeles siis kogu Kaitseväe kommunikatsiooniga ja seal mul võib-olla tekkis see arusaam paremini, et see turundus ikkagi päriselt köidab. Ja peale ajateenistus ma läksin siis turundust õppima sinna TalTechi ja samal ajal hakkasin ka otsima tööd nii-öelda turunduses. Ja kuidagi üks päev siis ma nägin reklaami, et üks agentuur nimega Mediabroker otsib siis enda meeskonda meediaplaneerijat ja digimeedia spetsialisti oli minu ametikoht. Ja siis ma kandideerisin sinna, tegin kodutööd kõik asjad ära ja siis 2020 lõpp läksin sinna tööle. Et mu esimene töö oligi seal selles, et mina siis aitasin projektijuhti ja meediaagentuur iseenesest on siis selline organisatsioon, kes siis vahendab nii-öelda meedia ostmisteenust. Ehk siis nemad on need, kes annavad sulle soovitused, et mis kanalis, kellele reklaami näidata, valida ala, et kas sa peaksid valima metareklaamid või Google'i reklaamid ja nemad on ka täna need, kes siis need kõik reklaamid ülesse nii-öelda sinna nii-öelda süsteemi laevad ja online'i ja lisaks siis pärast jälgivad tulemusi ja raporteerivad. Ehk siis nad on selline võib-olla ettevõte, kes aitab sinu võib-olla mõtted reaalsuseks viia just selleks, et need reklaamid oleks päriselt kuskil üleval ja see oleks ka võib-olla strateegiliselt tehtud. Ja minu ülesanne seal alguses oligi see, et ma läksin siis digimeedia poole peale tööle ja mu ülesanneid olid lihtsad, ehk siis ma pidin ka aitama projektijuhti sellega, et ma koostan siis meediaplaane, ehk siis ala seda, et kus kanalis ja kellele me reklaame näitame, siis lisaks minu ülesanne oli ka alguses need reklaamid nii-öelda üles panna, ehk siis ma pidin ka alguses kohe hakkama õppima Google reklaame, metareklaame ja lisaks ka seda siis, kuidas tellida kohalikke kanaleid. Ja viimane asi siis algus oli ka see, et ma pidin hakkama ka kohe numbreid kokku võtma ja nagu õppima just seda poolt, et kuidas neid numbreid analüüsida. Aga just see Google'i osaga võib-olla oligi see, et kuna meediaagentuuris alguses sa tegelikult õpid kõike, mis on ka paratamatu, sest mina usun, et vahel on alguses kõike parem õppida, et sul tekib võib-olla siuke laiem maailmapilt ja arusaam, aga mu kliendid ka kohe alguses olid võib-olla rohkem siis kasutasid meta asemel Google'it ja seetõttu võib-olla seal sai kohe alguses rohkem erinevaid kampaaniaid tehtud ja nagu proovitud ka. Aga praegu sa toimetad sellises agentuuris nagu Havas, et mis on sinu täpne roll seal? Ja, ma töötan sellises meediaagentuuris Havas, kes on siis Eestis üks suurimaid nii-öelda meediaagentuure ja seal ma olen siis nii-öelda digimeedia projektijuht ja strateeg, ehk siis igapäevaselt mul on mitu klienti, kelle kogu siis nii-öelda digimeediat mina haldan, ehk siis minu ülesannega ongi neile välja mõelda näiteks strateegiad, välja mõelda see, et kuidas me mingid kampaaniad lahendame
teha need nii-öelda konkreetsed plaanid, et musta reede all näiteks, et kas me näitame reklaami rohkem Delfis, kas me näitame rohkem Google'is või rohkem Metas, siis kogu see kampaania üles saada, üle vaadata, et kõik need tulemused on need, mis klient nagu sooviks ja pärast siis ka raporteerida. Et see on nagu see üks osa, mis on see igapäevane klientide haldamine ja teine osa ongi see, et tihtilugu agentuurides on erinevad siis kas konkursid või mingid meediahanked ja seal mina siis aitan just selle strateegilise poole pealt, et aitan seda digiosa selle nii-öelda nagu vedada, on ju. Ja viimasel ajal ma olen hakanud tegema ka natuke võib-olla sotsiaalmeediastrateegiaid, et võib-olla kuidas seda rohkem nagu meediakeelde viia. Et tihtilugu seda vaadatakse natukene nagu kõrvalise asjana, aga tegelikult minu jaoks ta võiks olla nagu kõik võiks olla ühine pilt. Et sotsiaalmeedia võiks natuke kattuda sellega, et mida sa ka nagu reklaamides teed ja see loogika võiks seal mõõtmisel nagu sama olla, et see on kokkuvõttes jah see, mida ma nagu teen. Väga põnev, et selles mõttes, et nii-öelda kätega oled selle töö sees ja siis samast ka siin majanduskoolis neid teadmisi saad meie õpilastele jagada. Aga kuidas sa siis valid, et näiteks on seal üks klient ja siis, et kas nüüd pakkuda talle siis metareklaame või Google reklaame või siis enamasti alati pakute neid koos, aga siis mingi osa on tähtsam või kuidas seda valikut teha? Sükest nagu otsest valemit mul ei ole võib-olla aastatega välja kujunenud, aga minu jaoks algab alati kõik sellest, et mis on see kliendi eesmärk, on ju. Et mõni kliendi puhul on see, et tema eesmärk on näiteks teadlikkuse kasvatamine, et kui on tegemist mingi jaekliendiga, kes näiteks online'is oma asju ei müü, siis temal on oluline see, et see sõnum jõuaks inimestele kohale ja see jõuaks niimoodi kohale, et nad päriselt paneksid seda tähele, on ju. Et sellisel juhul mul ongi vaja valida kanalid, kus see tähelepanu on võimalikult suur, ehk siis ma ei lähe nagu odavat kontakti ostma, vaid ma lähen ostma kontakti, mis on võimalikult kvaliteetne. Et siis ongi mul hea näide, et näiteks YouTube on Google'is üks hea reklaamvõimalus, kus ma saan nagu päriselt selle kvaliteetse kontakti. Kuna see YouTube ekraan on sul otse silme ees ja sa ei saa sellest niivõrd võib-olla lihtsalt ümber scrollida, kui võib-olla mõnes muus platvormis, on ju. Et see on üks asi, mis see eesmärk on. Ja võib-olla teine asi on ka alati see, et kui suur on kliendi eelarve, et mida on võib-olla suurem eelarve, seda rohkem kanaleid ma saan soovitada, versus see, kui on võib-olla väiksem, et siis ma pigem soovitan seda, et oleme ühes kanalis võib-olla tugevamad, kui see, et me jagame oma fookuse nagu liiga laiali. Ja kolmas asi, mis on paratamatu, on see, et mis on see võimekus ka materjale täna toota, on ju. Et kui klient ei saa videoreklaame teha, siis ma näiteks YouTube ei saa teha, on ju. Et võib-olla ta saabki ainult teha mingeid staatilisi pilte, et siis ma peangi nüüd välja valima, et millised kanalid sobivad sellega, et mis materjalid täna klientidel nagu on. Et seal on päris palju faktoreid, aga minu jaoks peamine algabki sellest, et mis on selle kampaania eesmärk, on ju, ja sealt siis hakkad nagu vaikselt lahti arutama seda plaani nii-öelda enda peas. Aga kas võib, kui võrrelda Google'it ja metaplatvormi, et kas on seal mingi selline statistika ka välja tulnud, et näiteks Google on parem teadlikkuse kasvatamiseks, nähtavuse kasvatamiseks ja Metas see klient ikkagi selle lõppkliki, et ostu sooritada, et teeb sagedamini? Mul nagu sellist otse statistikat ei ole, aga mis ma olen tähele pannud, on tegelikult seda, et täna nii Meta kui ka Google katavad kõik need 3 osa ilusti ära. Nad katavad selle ära, et sa saad teadlikkust sealt, sa saad sealt seda kodulehe liiklust ja saad sealt seda ostu. Ma arvan, peamine vahe, mis nendel rahvusvahelistel kanalitel täna kõigil ongi see, et mis formaadid seal on. Et mina ütleks täna, et Google'is on rohkem formaate kui Metas, et seal on YouTube, sul on otsingureklaamid, sul on reklaamid, mida sa näed võib-olla uudiste juures, reklaamid, mis sa näed äppide juures ja ka sihtimine on see, mis hästi palju hakkab erineva. Et just selles osas, et kuidas kanal neid seda sihtrühma ise ka kogub. Et Google'il on jällegi see pluss, et tema saab lihtsamini koguda siukseid käitumispäraseid mustreid ala, et kuidas sa otsid, ala milliseid videoid sa vaatad ja nii edasi versus Meta peab võib-olla rohkem andmeid selle järgi võtma, et kuidas sa sotsiaalmeedias käitud. Et ma arvan, et peamised erinevused ongi selles, et mis formaadid seal on versus ja see, et millised on need sihtimisvõimalused, et keda sa täpselt saad seal nagu kätte saad. Et Google'is on siis ikkagi enamasti on videoformaat? Ei, seal on väga palju erinevaid, et peamised reklaamid, mis täna Google'is on ja millega me võib-olla tarbijatena igapäevas kokku puutume, on esiteks otsingureklaam,
et juhul, kui sa teed Google'is otsingu, siis suure tõenäosusega sa näed mingit reklaami seal, on ju, ja see on siis otsingu reklaam. Siis teine suurem reklaam ja otsingu reklaam on lihtsalt tekst või on seal mingi pilt ka? See oleneb, sa saad seal panna teksti ja teksti kõrvale pildi ka, aga tavaliselt otsingu reklaam tulebki siis ette, et kui sa paned märksõna, ma ei tea, näiteks naiste jalatsid otsingusse, siis tuleb sul nii-öelda need sponsored results, on ju. Et see on see otsingu reklaam. Noh, siis teine sõna on YouTube'i reklaam. Et seda sa näedki peamiselt siis, kas siis YouTube'i sisu ees, vahel või peale nagu lõppu või siis näed seda siis, kui sa YouTube'i scrollid. Ja noh, lisaks on ka siis sellised display reklaamid, ehk siis need reklaamid, mis on nagu banner formaadis, aga sa näed siis neid kas äppide vahel või siis uudiste portaalide vahel. Et Google nagu katab need 3 peamist reklaami tüüpi kõik ära. Et lihtsalt iga võib-olla tüübi jaoks on neil eraldi siuke formaat ja eraldi koht, kus neid näidata, aga noh, päeva lõpuks sa saad kõiki neid 3 seal nagu ilusti kasutada. Aga kuidas see käib, et nüüd näiteks mõni turundaja või ettevõtja, kes pole mitte kunagi Google'i reklaami teinud ja näiteks tahaks hakata seda tegema, et mis tal selle jaoks vaja on ja kuidas ta siis nüüd valima hakkab, et või mis hetkel seda reklaami seadistades ta seda valikut teha saab ja võib-olla kirjeldad, kuidas see Google'i tööriist nagu seest siis välja paistab? Google'i konto loomine iseenesest on päris lihtne, et mida sul tegelikult vaja on ainult oma ettevõtte nime ja mingid üksikud andmed, mida Google sult alguses küsib, on ju, ja noh, kindlasti ka mingid maksemeetodid sinna. Et see on siuke esimene asi, mis sul vaja on, et üldse Google'i kontot luua. Aga noh, selleks, et sa Google'i kontot võib-olla hästi saaksid luua, ma arvan, on esimesena vaja nagu mõtestada seda, et mis su eesmärk selle Google'iga on. Et just selles osas, et noh, kõik ettevõtted on erinevad, et näiteks kui sul on lillepood, kes võib-olla e-poes müüki ei teed, siis võib-olla su eesmärk võiks olla seal, on ju, mingi katvus, on ju, eesmärk on see, et kui inimene otsib lillepoodi, on ju, siis ta näeb, et sinu lillepood on näiteks lähedal. Et ma arvan, see asi tuleks kindlasti alguses läbi mõelda, et mis see eesmärk on, et mida sa sinna tegema lähed, on ju. Ja kui see eesmärk on nagu läbi mõeldud, et siis kindlasti alguses, kui sul mingid õppematerjali asju ole, et siis loe kas või Google enda nagu lehtedelt seda, et milline kampaania tüüp sobib millise eesmärgi jaoks. Ja ma arvan, alles siis hakata nagu seda kampaaniat seal nagu seadistama ja vaatama, millised võimalused seal on. Et kui sa hakkad seal kampaaniat looma, siis Google alguses nagu nii koheselt küsib, et millist kampaaniat sa seal soovid luua. Et olgu see videokampaania, otsingukampaania või näiteks performance max, on ju. Aga minu jaoks on jah alati kõige tähtsam, et sa läheksid sinna selgete ootustega, et mida sa seal konkreetselt tahaksid saada. Et jah, see on siuke võib-olla alguses kõige olulisem. Aga noh, kindlasti on niimoodi, et kui inimene alustab, kus ta on siis turundaja, ettevõtja, et või ka agentuuris keegi, kes seda rolli täidab, et ilmselt seal esineb mingisuguseid selliseid tüüpilisi algajale iseloomulikke vigu, et mis sa enda kogemusest oskad välja tuua, et millised need vead on? No ma arvan, seal on võib-olla siuksed nagu asjad, mida alguses tuleks kindlasti läbi mõelda, et noh, esimene asi, millest ma ka natuke ennem rääkisin, on see, et sa lähed sinna nagu mõtestatult. Ehk siis sa mõtled läbi konkreetselt, et mida see kanal võiks sinu äri jaoks nagu paremaks teha. Ja miks on oluline, on see, et tihtilugu ma olen näinud ka ise õpetades seda, et minnakse kuskile reklaamkanalile, näiteks pannakse eelarveks, ütleme 300-400 eurot ja siis oodatakse kõike sealt. Seda, et see reklaam jõuaks kogu Eestini, kodulehele tuleks 1000 inimesi ja oste tuleks ka hästi palju. Aga noh, reaalsus on täna see, et sa ei saa neid kõike korraga. Et siis pigem vali välja mingi nagu siuke eesmärk, mis on sinu äri jaoks kõige olulisem. Et noh, näiteks kui sul on veebipood, siis sinu jaoks on ost oluline, on ju. Kui sa oled, ma ei tea, avalik organisatsioon, võib-olla sa tahad, et inimesed loeksid mingit infot su veebilehelt, on ju. Või kui sa oled jaekauplus, siis on tähtis, et su reklaam jõuaks nagu võimalikult paljude silmadeni, aga samas see kontakt oleks kvaliteetne. Et see on siuke esimene asi, mida kindlalt alguses tuleks nagu korralikult läbi mõelda. Et mina ütlen, et alati kõike korraga sa turunduses ei saa, et sa pead ikkagi eesmärgistama, mis sa sinna tegema lähed. No siis teine asi, mis on hästi oluline, on see, et kui sul on veebileht, siis kindlasti nagu vaata üle, et sul esiteks veebilehe analüütika ilusti kõik toimiks, et kõik sündmused loeks see veebileht ilusti ära, et kui keegi ostab, siis ta loeks selle ära. Ja kindlasti on oluline, et kui sa tahad teha ostureklaame või siis ka kodulehe liiklusele suunatud reklaame, et sul oleks analüütika siis seotud selle Google Adsiga, et sa teeksid selle integratsiooni ära, on ju. Ja võib-olla kolmas asi, mida tähele alguses ma arvan panna on,
eriti kui su eesmärk on niisugune teadlikkuse kasvatamine, et seal ma näen seda kõige rohkem, siis tuleks võib-olla taga ajada rohkem seda kvaliteetset kontakti, mitte odavat kontakti. Et tihtilugu odav kontakt ei võrdu tegelikult odava kontaktiga, ja mida ma selle all mõtlen, et võib-olla vahel see YouTube Google'is, mis on võib-olla kallim kui osta mingit Performance Maxi, kui me räägime näiteks 1000 kontakti hinnast, siis tegelikult see YouTube tuleb sul pärast odavam, sest see YouTube'i nagu nähtavus on palju parem kui näiteks Performance Maxil, on ju. Et see ei ole alati täpselt 100% nii, aga see on üks asi, mis ma näen, et eriti kui soovitakse teadlikkust saada, siis aetakse taga hästi palju seda odavat kontakti ja mitte seda kvaliteetset. Ja miks see on oluline, on ka sellepärast, et tegelikult me ju tarbijatena täna iga päev näeme sadu reklaame, on ju. Et tegelikult see, et see reklaam on sinul otse silme ees ja ta näeb selline välja, et su silm suudab vähemalt seda tuvastada ja aju mingi seose luua, siis see on tegelikult oluline. Et seetõttu ma arvan, et see on ka niisugune kolmas asi, millele peaks alguses tähelepanu pöörama, et eriti kui su eesmärk ongi mingi, ütleme, niisugune teadlikkuse kasvatamine või mingi sõnumi edastamine. Et see oleks niisugusel pinnal, kus inimene näeks seda ja mitte lihtsalt ei scrolliks nagu kogemata mööda. Et see on ka niisugune kolmas asi, mis ma näen. Aga sa mainisid sellist asja nagu Performance Max, et võib-olla keegi, kes meid kuulab, pole seda varem kuulnud, et mis see täpselt on? Performance Max on ka üks siis nii-öelda Google'i kampaaniatüüp, et seal tegelikult neid kampaaniatüüpe on päris palju, aga peamised ongi see otsing, videoreklaamid, nii-öelda bännerreklaamid, aga neid bännerreklaamide võimalusi on seal mitu ja näiteks Performance Max ei ole bännerreklaam, aga see on selline siis nagu Google'i poolt pakutav kampaaniatüüp, kus siis sinu reklaame näidatakse kõikides Google'i erinevates meediumites. Ehk siis ta võtab kokku kõik need, sina annad sellele Performance Maxile siis tekstid, pildi ja vajadusel ka video, tema siis näitab reklaam YouTube'is, ma ei tea, Gmailis vahel, erinevate uudiste vahel ja nii edasi. Et on selline võib-olla hästi universaalne reklaami võimalus seal, et su reklaame näidatakse igal pool. Aga see Performance Max täna minu jaoks on pigem ikkagi mõeldud selliseks konversiooniks või ala selleks, et sa veebilehel saad inimest mingit nagu tegevust tegema. Et ta ei ole minu jaoks väga nagu teadlikkuse kanal, lihtsalt seetõttu, et ta vahel näitab neid bännereid võib-olla kohtades, kus see kontakt ei ole nii kvaliteetne. Et seetõttu ma olen ise seda kasutanud pigem kas siis müügi jaoks või selleks, et saada näiteks inimesi kodulehele mingit, ma ei tea, blogipostitust lugema või midagi muud tegema. Aga selleks sobib päris nagu hästi. Aga sa ütled, et kohtades, kus see kontakt ei ole nii kvaliteetne, et see siis tähendab lihtsalt, et näitab sihtgrupile, keda ilmselt see sisu ei kõneta või? Mitte seda, sihtrühma puhul ta näitab alati sellele sihtrühmale ikkagi suure tõenäosuse, kelle sa seal märgid. Aga mida ma sellel mõtlen, on need paigutused, kus sa inimesena võib-olla vaatad mööda. Et hea näide on näiteks, kui me vaatame Metastoriesi, siis me scrollime neist hästi lihtsalt ju mööda. TikTokiga on sama asi, et kui me see sisu ei meedi, me scrollime kohe mööda. Minu jaoks see kvaliteetne kontakt pigem siis tähendab seda, et kas see tähelepanu, kui sa nüüd oled seal ekraani taga, et kas sa paned seda bännerit tähele pigem. Et vahel lihtsalt on Google'is mõned paigutused, mis on võib-olla kuskil nurgas ja siukses kohas, et sa ei pane neid kohe tähele. Ja mõne formaadi puhul Google kasutab siukest, et ta ei kasuta pilti, vaid ta kasutab kombinatsiooni logost ja tekstist ainult. Et siis seetõttu ma mõtlen seda, et ta ei ole nagu ebakvaliteetne mingis osas, aga ma arvan, et võib-olla pilt suurel, nagu natuke suurem pilt pöörab tähelepanu paremini kui see, et kuskil väike nurgas on ju. Et see on võib-olla siuke minu jaoks see, et mis on kvaliteetne nagu kontakt, mis mitte on ju. Aga kas üldse saab niimoodi, et ütleme, et kui ongi tegu uue tootega või uue ettevõttega, et ta siis kohe valiks eesmärgiks selle müügi või ta peaks ikkagi alguses valimagi seal kuidagi teadlikkuse kasvatamise? No ma arvan, et eks see natuke oleneb, aga vaata, see oleneb ka hästi palju minu jaoks eelarvest täna on ju, et kui sul tegelikult ei ole nagu väga palju raha alguses on ju, et siis võib-olla mõistlikum on ära katsetada alguses see müügikampaania, näha, kuidas see sul jookseb on ju. Et sa saad tegelikult ka alguses seda awareness'i ehitada ka ju läbi sotsiaalmeedia on ju, mis on nagu võib-olla odavam variant alguses. Ma lihtsalt kardan, et kui sa alguses tahad hullult seda teadlikkust kasvatada, siis tegelikult seda on täna ju päris, ma ütlen, et seda ei ole nagu raske, aga sa ei konkureeri enam lihtsalt
sa ei konkureeri nagu ühe firmaga, sa konkureerid ka suurte tegijatega, kes samamoodi proovivad seda tähelepanu saada. Et siis pigem võib-olla alguses jah, ma ise keskenduks rohkem sellele müügile ja seda teadlikkust ma prooviks läbi muude meediumite nagu saada, on ju. Et ma ütlen, et Google on väga hea kanal selle jaoks, aga võib-olla sul pole alguses lihtsalt nii palju seda finantsilist võimekust, on ju. Ja ka awarenessiga on see, et seal ei ole ju alati kohe tulemus 100% näha, on ju, et see on tavaliselt see brändi ehitamine, no paratamatult on ju selline pikeaegsem investeering, on ju. Et siis võib-olla, kui sa tahad kohe alguses tulemust, et siis proovi müügireklaame, lihtsalt siis pead neid hästi võib-olla korralikult jälgima alguses, et noh, et mis sul see müügihinnaks nagu kujuneb, on ju, ja palju see näiteks investeering toob sulle raha nagu tagasi. Aga oskad sa selle eelarve osas mingeid soovitusi anda? Et mul nagu niisugust otsest soovitust ei ole, aga noh, ma arvan täna selles, et noh, et kuus ikkagi miinimum kuskil 500 eurot võiks see eelarve olla, on ju. Kuus? Jah, ma eeldaks vähemalt, et noh, kui sa ka otsingusse lähed, et vähemalt selle raha eest võiks sinna nagu minna, et ma ei usu, et kuskil 100 eurosse sealt väga midagi nagu hullult saad, et loomulikult sa saad selle tulemuse, mis sa maksad, aga näiteks otsingu puhul võib-olla sa oled väga väikse märgatavusega seal, on ju, et ma arvan, et kuskil 500 eurot võib-olla kuus on niisugune täitsa mõistlik, on ju, et sa saad ka nagu vaadata alguses, et võiks kas panna kogu raha näiteks otsingusse võib-olla või kuidagi seda jaotada, on ju. Aga jah, kuskil ma päris 50-100 euriste eelarvetega alguses ei soovita kohe nagu minna, et kui minna, siis võib-olla natuke suuremaga, aga mitte see ei pea olema ka kohe 1000 eurod, on ju. Et noh, mingis mõttes see nagu lohutav info, aga et kui ma ise mingid aastad tagasi ma olen proovinud teha Google'i reklaame, aga noh, ma ei jaga seda asja nii palju, et kuidagi see on võib-olla kõige siuksem teema, millega ma ei ole eriti kokku puutunud ise, et siis sa ju algajana ei julge riskida niimoodi, et panna sinna kohe nagu 500, et pigem panedki 50 või 100 ja siis mingit tulemust ei tule, on ju. Ja siis mõtled, et see Google'i asi, et läheb metasse tagasi näiteks. Seda on hästi palju jah reklaamis üldse vaata, et mis on üks pluss, miks mul agentuuris nagu endale meeldib töötada, on see, et sa saad väga palju erinevaid valdkondi nagu teha. Et ma olen ise saanud teha alates nagu mängufilmides lõpetades reaalselt, noh, kas siis ma ei tea, tööriieteni, naiste huulepulkadeni, et väga nagu laia ampluaa klienti saad seal läbi käia. Ja seal sul tekibki see, et minu jaoks ei ole nagu täna hullult kanalid, mis ma ütleks, et ei toimi, et pigem ongi see, et iga nagu selle sihtrühma või toote jaoks on vahel see oma kanal, mis sul nagu ajapikud tekib, mis hästi nagu toimib, on ju. Et olgu selleks mingi e-maili tegija, olgu selleks Delfi reklaam, olgu selleks Google'i reklaam, on ju, et see on nagu üks asi, mis ma olen pannud tähele, et tegelikult ei ole nagu halbu kanaleid, pigem sa peadki leidma selle, mis sul nagu paremini võib-olla toimib, on ju. Ja ka selle eelarvega alguses ma arvan, et ongi see, et noh, ma lihtsalt toon nagu niisuguse näite, et ma arvan täna, et näiteks kui sa lähed Delfisse, siis seal on need mobiilibännereid. Ma arvan, neid näidatakse kuus kuskil 150–200 miljonit korda, on ju. Ja kui sina nüüd näiteks lähed sinna, ma ei tea, ütleme 1000 eurost, noh mingi summa eest ja sinu reklaami näidatakse paarsada tuhat korda, siis tegelikult see tähelepanu, mis sealt, noh, see kogus, mis sinu reklaam on versus selle kogu mahuga tegelikult on ju päris väike, on ju. Et ka seetõttu võib-olla reklaamimaailmas vahel jääb nagu niisugune tunne, et sa võid ka 5 euro eest sinna minna, et loomulikult sa võid, aga jah, kui sa tahad näiteks ehitada korralikku teadlikkust, siis noh, siis selle summast võib-olla on seda raske alguses teha, et siis võib-olla mõni teine kanal sobib selleks vaata nagu paremini. Ja et kui sa tahad müügireklaame teha, siis loomulikult sa saad ka 50 euro eest teha, aga võib-olla selgub, et sul üks ost ongi 50 eurot läheb maksma, on ju. Et seetõttu võib-olla alguses te ei pea kohe mega suurt summat panema, aga peab olema valmis ka selleks, et võib-olla see reklaam ei toimi alati nii, nagu sa oled enda peas seda ette kujutanud, on ju. Et see on kahjuks selle turunduse nagu noh, pluss ja miinuspool, et vahel lihtsalt mingid nagu kampaaniad võib-olla ei lähe nii hästi, kui sa soovid, on ju. Ja vahel lähevad ülihästi, et see on asi, millega kahjuks sa pead võib-olla arvestama, kui sa lähed reklaame tegema, on ju. Aga kui nüüd ongi siis see müügikampaania, et kas sa oskad enda kogemusest lihtsalt tuua protsentuaalselt, et ütleme, et see raha, mis kampaania peale kulutatakse ja palju siis näiteks selle ühe ostu hind siis tuleb? See oleneb 100% hästi palju minu jaoks tooteste sihtrühmast, on ju. Et noh, näiteks kui ma toon näite, kui ma olen telefone teinud, siis telefonidel versus klappidel oli väga erinev nagu hind, ehk siis klappide ühe klapi ostu, noh see, et ma maksin Google näiteks, ma ei tea, alla 10 eurot, et keegi ostaks klapid versus telefoniga, ma ei tea, 30 eurot. Et tegelikult see on nagu niisugust, ma ei oska öelda niisugust täpset numbrit, see oleneb hästi palju sellest tootest ka, on ju, et mis tootega tegu on, et noh,
kui mõtlemegi inimesena, mida kallim toode on ju, seda kauem me ka ju mõtestame ise seda ostu lahti, on ju. Et kinnisvara näiteks üks liid on arvatavasti kõvasti kallim kui see, et ma ostan Temust, on ju, endale mingit nodi koju, eks. Et see hästi palju minust sõltub sellest tootest ka, mida sa nagu reklaamid. Et seal tulebki, mina ütleks alguses lihtsalt ära testida, et mis sul see reaalne hind tuleb, on ju, ja selle põhjalt hakates võib-olla mingeid järeldusi tegema. Nojah, ja võib-olla on ju ka ikkagi, vähemalt ise arvan nii, et mingid tooted, mida inimene sealt internetist ei osta. Et ma ei tea, kas telefoni võib olla või et see on ikkagi ongi siis, et see eesmärk on kuidagi teadlikkuse kasvatamine. Inimene kuskil näeb seda reklaami, aga siis ta ikkagi läheb siis, ma ei tea, kas Teliasse või kuskile sinna esindusse ja tahab natuke ikkagi puudutada seda telefoni, kui ta see ostab. Mingite toodetega on kindlasti see, et rohkem ostetakse ikkagi jahepoest veel või täna e-poest, et ma olen ise ka seda näinud, et eriti sellised, näiteks kunagi ma olen aitanud taimi müüa, et siis taimede puhul oli see, et meil olid küll nagu e-poest sai müüa, aga enamus müük tuli neil ikka nagu jahepoest. Aga mis ei tähenda seda, et ei peaks Google'i reklaami tegema, vaid lihtsalt see eesmärk on ilmselt seal siis olenevalt sellest toote hinnast võib-olla natukene erinev. Ja teine asi on see, et sa võid ka ju, selles mõttes, kui sul on ka jahepoed, sa võid ka ju teha seda, et sa proovid inimesi saada veebilehele oma toodete hindadega tutvu, et nad pärast tuleks siis päris poodi näiteks nagu osma, et see on ka üks variant. Et ma ütlengi seda, et isegi siis, kui sul on täna nagu jaekauplus või vahet õlemisäri, et tegelikult digis, me oleme täna ju tarbijatena peaaegu kõik, on ju. Et minu jaoks ei ole seda, et kui sul on jaepood, et siis sa nagu digi ei tohiks teha, minust sa võiksid digi samamoodi teha, või et sul on e-pood, et jumala eest sa ei tohi teha telereklaami, on ju, et tegelikult sa võid teha ja tohid teha. Ja väga paljud ju suured e-poed teevad telereklaame, on ju. Et selles mõttes nagu minu jaoks ei ole täna väga kanalit, kus ma saaks 100% öelda, et see nagu ei toimi, vähemalt ma ise ei ole nagu niimoodi kogunud, et nagu kogenud seda, et mingi kanal nagu üldse ei toimi. Aga mis sa ise nagu strateegina ütleksid, et mis oskus või teadmine see kõige olulisem on, et nüüd õigesti kuidagi see strateegia paika panna? Kuna ma olen ise väga kaua strateeg olnud, siis ma arvan, minu jaoks võib-olla täna ongi kõige keerulisem just see, et kuidas mõelda nagu see kogenud on ju strateeg. Et see on alati mul turunduses täna olnud, et kui ma olen kuskile tööle läinud, siis ma tahan nagu asjadest aru saada nagu see kogenud on ju, aga see ei ole kunagi alguses võimalik. Aga ma arvan, minu jaoks alguses pigem ongi nagu see, et ma proovin esiteks väga hästi lahti mõtestada seda, et mis on nagu see eesmärk, mis ma selle kampaaniaga peaks saavutama number 1. Ja teine asi on lahti mõtestada see, et kuidas see sihtrühm siis kõige paremini kätte saada. Et esiteks vaadata seda, et kus see sihtrühm on ju käib, millised on nende mingid harjumused, vaadata neid persoonas ja nii edasi. Ja sealt siis proovida see parim nagu võimalus nagu kokku panna, on ju. Aga kas ta eeldab ikkagi seda, on ju, et sa pead kõiki neid kanaleid ikkagi siis üpris hästi tundma? Ma arvan, et sa ei pea võib-olla tundma neid peensusteni, sa ei pea oskama igat kanalit 100% seadistada, aga sa peaksid vähemalt aru saama nendest mingitest loogikatest, mis seal taga on ju. Et ma arvan, et sa peaksid neid kanalid enam-vähem nagu ikkagi aru saama, et mis kanal on millised on seal mingid eripärad. Aga see ei pea kindlasti olema seal 100%, ma arvan, ekspert, sest see on tänases plaanis tegelikult suhteliselt raske, kuna see kanalite arv on lihtsalt täna nagu päris suur Eestiski isegi juba. Aga toome mõned näited, et sa korraks mainisid siin varem meeste tööriided versus naiste huulepulk. Et ütleme, et meil on 2 toodet, ärme brände nimeta, aga et meeste tööriided, naiste huulepulk. Et kui valida Google'i mingid variandid, et mis sina strateegina soovitaksid siis, et millise Google'i reklaami valida siis meeste tööriidete jaoks ja siis võib-olla naiste huulepulga jaoks? Näiteks, kui võrrelda näiteks 2 sihukest toodet, nagu näiteks naiste huulepulk ja meeste tööriided, siis esimese asjana mina alati vaatan seda, et kus kanalites nad kõige rohkem nagu käivad, on ju. Ja kui võtta nagu ka Google kõrvale, siis kindlasti üks kanal on YouTube, kus tegelikult mõlemad nii mehed kui ka naised päris aktiivselt Eestis käivad. Ja seal sa saad siis näidata näiteks neid videoreklaame, näiteks videote keskel on ju, või siis kuskil seal mujal. See on üks variant, et seal ma arvan, saab mõlemad kasutada. Aga seal ongi nüüd see, et näiteks huulepulgaga, kas mul on vaja seda huulepulka e-poes müüa või see mul kuskil poes on ju. Et sealt nagu jällegi oleneb, et kui mul on vaja seda kuskil et seda inimest poodi saada, et siis võib-olla sobibki näiteks YouTube ja ma teeks siis nii-öelda neid bännerreklaame uudiste juures on ju. Aga kui me eesmärk on võib-olla e-poodi neid saada, et siis ma jällegi kas katsetaks mingit karussellreklaami seal, teeks Performance Max või midagi muud.
Et mina ütleks, et nagu nende kahe toote puhul ma arvan, et kõik kanalitüübid tegelikult nagu kokkuvõttes sobivad. Pigem ongi küsimus, et sa pead lihtsalt selle sihtrühma esiteks väga hästi suutma ka süsteemis nagu ära kirjeldada, keda sa seal tahad kätte saada. Ja teine asi on see, et siis sinu see kogu see kujundus ja see pool siis toetaks seda eesmärki, on ju, et olgu selleks siis, et ta tuleks päriselt poodi või see, et ta tuleks siis e-poodi ostma. Aga kuidas siis sihtgrupi määratlemine Google'i platvormil käib? Google'is, ehk siis Google'is sihtrühma määramine, mina ütleks, et peamiselt baseerub selles, et kuidas sina siis täna Google'is nagu käitud, on ju. Et esiteks, milliseid otsinguid sa teed. Et Google selle põhjal ju saab võib-olla infot, et näiteks kas sa soovid reisipileteid osta, näiteks otsid sa endale uut autot, on ju, ma ei tea, oled sa spordihuviline, ta saab selle põhjal mingid signaalid sinu käest kätte. Aga millistes portaalides sa käid näiteks, on ju, et loed sa spordiuudiseid, loed sa koduga seotuid asju, et ta saab sealt ka jälle mingit infot koguda sinu kohta. Ja eks sa selle järgi kogub ka, et mis sa ise Google'ile annad, vaata, et kui me konto seal kõik loome, me ütleme oma vanuse, soo ja kõik siuksed infod. Ehk siis Google peamist võtabki selle järgi infot, et kuidas sina siis tarbijana internetis nagu käitud. Ja selle baasil sina saad siis Google'is nagu valida neid sihtrühmi ka. Kas Google'il on rohkem andmeid kui Metal või? Ma arvan, ma ei oska 100% vastust öelda, ma arvan, nende kahe suurim erinevus just sihtimise koha pealt on täna see, et Metas sa saad peamiselt sihtida siis demograafilisi andmeid, sa saad sihtida huve ja osaliselt ka käitumispõhiseid nii-öelda sihtrühmi. Aga ma ütleks, need ei ole seal võib-olla täna veel nii head, siis Google'is jällegi vastupidi, sa saad sihtida demograafiat, huve ja ka käitumispõhiseid mustreid, ehk siis inimesi näiteks, kes otsivad mingeid tooteid. Pluss sa saad ise ka luua seal väga palju erinevaid sihtrühmi ise. Ma arvan, see suurine erinevus võib-olla minu jaoks ongi täna see, et nendes mõlemates tegelikult on olemas kõik need peamised sihtrühmad, mis sul turundajana vaja on, aga Google'is on rohkem neid käitumispõhiseid sihtrühmi. Et mul Google'is on vahel võib-olla lihtsam kätte saada inimesi, kes tahaksid osta, ma ei tea, mobiiltelefone versus Metas, on ju. Et need on need minu jaoks suurimad vahed, et Google'is on lihtsalt kes sellel hetkel selles mõttes tahavad seda osta, on ju? Ja ala, kes siis otsivad, on ju, või kes siis käivad veebiportaalides, kus müüakse telefoni, on ju. Et seal võib-olla see on see pluss minu jaoks täna. Aga kas see otsing on, ma kujutan ette, või et ta ongi ju nii, et ütleme, et tahan uut telefoni osta ja siis võib-olla guugeldan korraks, aga siis ma ikkagi tahan teada, mida teised inimesed ütlevad selle mudeli kohta. Lähen YouTube'i, panen selle mudeli sisse, vaatan seal mingisuguseid videoid ja ta sealt saab seda infot võib-olla kõige rohkem, et No eks see saab infot sellest ka, mis sa otsid ja teiseks ka seda, mida sa loomulikult vaatad. Et Google Plus ongi see, et tal on tegelikult nii palju kohti, kus sinu kohta seda infot ju täna võtta. On ju, et YouTube on üks ülihea koht, on ju, et ta saab päris hästi, ma arvan, sealt arvab, mis su huvid on, mis sulle meeldib, on ju, millist sisu sa vaatad. Otsingutest ta saab tegelikult aru sellest, et samuti, mis sind huvitab, aga teised ka seda, mis sa osta tahad, on ju. Et tal on neid kohti tegelikult ülipalju, kus sinu kohta nagu täna infot nagu koguda, on ju. Ja seal on vist keerulisem kuidagi välja lülitada seda või? No selles mõttes sa saad alati Ignitos ka nagu brausida, aga reklaame näed sa ikkagi, ta lihtsalt annab sulle siis mingid muud signaalid. Siis sa lihtsalt ei saa neid spetsiifilisi, mis sind tegelikult võib-olla huvitavad. Et ma ütleks täna üldse sellest, et sa üldse reklaame tarbijana, et see on suhteliselt keeruline igas kanalis. Et ka Metas ju ei ole võimalik reklaame mitte näha. Okei, nüüd vist mingi asi oli, et sa saad subscriptioni baasil mitte näha, aga muidu reklaamides täna on suht raske tarbijana millest mööda vaadata, või sa üldse ei pane neid tähele või sa ei näe neid. Aga kas sa seda tead, et kui mina näiteks eraisikuna tahaksin nüüd teada, et mis andmeid siis Google minu kohta omab, kas kui ma login sisse, leian ma sealt üles? Ja neil on olemas küll selline asi nagu, ma seda täpset nimetust ei tea, aga siuke ala nagu Ad Transparency Center minu meelest. Aga seal sa näed ära, mis Google sinu kohta nagu arvab, et enam kui vana sa oled, mis su haridustase on, kas sa elad majas või sa elad korteris, et ta mingi info sinu kohta on ikkagi kogunud. Ja see ala, mis huvid sul on ka. Ma olen seda ühe korra küll siin mõned aastad tagasi teinud ja ma tegelikult olin üpris nagu hämmingus, sest seal oli väga-väga palju infot, et sellepärast ma ka mõtlesin seda, et Meta justkui võib-olla ei oma nii palju kui Google. Ma arvan, eks päeva lõpuks tegelikult ma ise usun seda, et me tegelikult sama 100% ei tea, mis nad meie kohta kunagi omavad, on ju. Aga meeldan ka tegelikult Metal on väga suur infovõimekus meie kohta, et seal me oleme sotsiaalmeedias, on ju, et meil on mingid sisuloed, keda me laigime, mingid infod, mis meid huvitavad. Neil on tegelikult päris arusaam ka meist kui inimestest. Google'il on ka, et tegelikult neil kõigil on, aga ma täpselt ka ei tea kunagi, mis seal päriselt selle algoritmi sees vaata nagu toimub, on ju.
et kuidas ta 100% nagu ütleb, kes sa nagu oled. Okei. Aga räägime natuke sellest loovlahendusest ka, et ütleme, et ongi, et ma tahan nüüd teha reklaami Google'i kanalites, et on sul endal mingeid häid näiteid, et kuidas see tekst peaks seal olema, võib-olla mingi visuaali osas, et no ma arvan, esimene asi on see, et kui sa lähed sinna reklaami tegema, siis kindlasti, kui sa hakkad neid visuaale tootma või sa tellid kellegilt, et siis tuleb läbi mõtestada see, et kas see visuaal toetab su kampaania eesmärki. Ehk siis, kui see eesmärk on saada inimesi veebipoodi, siis ei ole mõtet panna sinna 15 sekist klippi, kus seal ühtegi call to action'it ega mitte midagi, on ju. Et see, ma arvan, esimene asi, et vaata, et sinu see kujundus natukenegi nagu on sarnane sellele, mis su eesmärk on ju. Et see on üks asi näiteks. Ja teine asi on eriti seda, kui sa lähed näiteks otsingut tegema, siis mis mina alati nagu olen jälginud ka, on see, et kui sa otsidki mingit märksõna, näiteks, ma ei tea, meeste riided on ju, või on mobiiltelefon, siis see otsingu reklaami tekst võiks ju enam-vähem vastata sellele, mis sa otsid, on ju. Et see ei pea olema alati 100% täpne, sa ei saagi iga märksõna 100% täpselt panna, aga sa saad panna seal ikkagi üpris täpselt, on ju. Et kui ma otsin erinevad mobiilitelefone, no siis võiks ju olla see otsingu reklaamis kirjas see, et meil on mobiiltelefonid näiteks, ma ei tea, mingi sooduskampaania või tule vaata siia. Minu jaoks on oluline see, et reklaamil ikkagi oleks küljes need nii-öelda nupud ja tekstid selleks, et sa teeksid selle tegevuse, mida sa tahad, et see tarbija nagu teeks. Et me inimestena ju ei tee asju väga niisama lihtsalt, on ju, et mingi põhjus on, miks me teeme ja seal bänner võiks olla siis see põhjus ka, et miks me peaks sinna klikkima, on ju. Et on see nagu see CTA, on see mingi tekst seal, aga see võiks siis ta võiks nagu päeva lõpuks aidata sinul seda eesmärki minu jaoks toetada. Aga kas seda nagu ohtu ei või olla, et võib-olla, et osadele inimestele ei meeldi, kui nendele niimoodi otse müüakse, et näiteks, ma ei tea, ma vahepeal meelega, et kui ma midagi guugeldan, et siis vaatan, reklaam ja siis valin nagu selle, mis oli see esimene, mis ei ole reklaam, vaid on orgaaniline sisu. No eks see on niisugune asi, mille vastu on nagu nii päris raske sul võistelda, on ju. Et loomulikult on neid inimesi, kes väga ei taha reklaamidele klikkida ja teha, aga päeva lõpuks ma arvan see, et sa sinna reklaamile üldse nagu seda CTA-d või seda ei pane, et tee nüüd midagi versus see, et sa paned, siis ma ütleks ise enda kogemus, et see tulemus on alati parem siis, kui see kujundus ikkagi nagu aitab sul seda eesmärki nagu saavutada. Et selles mõttes vähemalt ma ise olen tähele pannud seda, on ju. Aga kas sul on mõni näide tuua, et võib-olla, et sa ei pea nimetama brändi, aga natuke kirjelda kuidagi, et milline oli see reklaamklipp või pilt või tekst, mis väga hästi töötas? No ma arvan, et neid on päris palju, kuna ma arvan, ma olen elu jooksul läbi teinud sadu kampaaniaid, ma ei oska seda täpselt numbrit öelda, ma kunagi pidasin järge. Eelmises agentuuris oli see kuskil peaaegu 200 äkki või? Okay, wow. Need on päris palju, aga ma ütleks, mis on tavaliselt nagu hästi minul toiminud. Pigem ongi see, et kui need bännerid selles mõttes on nagu konkreetsed, et kui meil eesmärk ongi see, et inimene tuleks ja teeks selle ostu, on ju, või see, et ta tuleks veebilehel, siis bänneril on konkreetselt kirjas, et kas meil on musta reede pakkumine, tule vaata lähemalt, miinus nii palju, on ju, et see konkreetsus on seal ikkagi juures, on ju. Aga kui on niisugune nagu awareness klipp, siis ma arvan, et seal on võib-olla raskem seda konkreetsust võib-olla välja tuua, aga seal peaks pigem olema siis see, et see reklaam on niisuguses kohas, kus sa paned seda tähele ja samas see sõnum oleks selline ikkagi, et sa saaksid aru, millega on nagu tegu, et see ei oleks ka liiga niisugune laiali võib-olla nii-öelda vaevuv, on ju. Sest lihtsalt seda infot tänapäeval ja mis me inimestena kogu aeg kuuleme on nagu nii palju. Seetõttu ma ise pigem usungi sellest, et pigem ole natuke konkreetsem kui see, et sa oled hästi nagu laiali vaata valguv. Et siis on ka raske see, et inimene paneb sind võib-olla tähele. Ja me isegi ju tarbijatena paneme rohkem ju tähele neid reklaame, mis on niisugused nagu, ma ei tea, kus on mingi tekst suuremalt toodud ja kus on see, et tule vaata versus see, kus nagu lihtsalt, ma ei tea, lapsed kuskil jooksevad, on ju, et see mängib nagu minu jaoks ikkagi nagu rolli. Aga on sul endal näiteks viimasel ajal jäänud silma mõni reklaam Google'is, mis ei ole on ju küll teie agentuuriga sinu tehtud, aga lihtsalt, kus sa spetsialistina vaatad, et vau, et väga-väga hästi tehtud. Eks ma neid teisi reklaame ka ikkagi vaatan ja panen tähele, aga mulle endale võib-olla viimaste kampaaniadena meil niisuguse SEB kampaania, mis oli seotud rahatarkusega just noortele, et sinu finantsteluulu on meie soluulu või midagi sellist. Ja mulle sellepärast lihtsalt see meeldis, et see nagu püüdis hästi tähelepanu. Et eriti pangandus, mis on tavaliselt niisugune võib-olla natuke konservatiivsem sektor, on ju, et SEB oli selle mõnest väga hästi ära lahendanud sellega, et see reklaam nagu päriselt paistis silma ja sa pöörasid sellele tähelepanu, on ju. Et mulle nagu selles mõttes see kampaania nagu meeldis.
Ja see tuli siis YouTube'is või mis Ei, Google'i seda ma platvormid nad olid valinud? nägin, ma nägin seda igal pool, nii välimeediat, minu arust ma nägin ka seda bännerina kuskil uudiste vahel, aga no see juba kohe ei alguses mulle silma, et kui ma seda bännerit nagu internetist nagu nägin. Aga see, et kui uudiste vahel on bännerid, et siis on see, et neil on Google'iga mingisugune diil seal või ta on siis otse kuskilt Delfist või kuskilt seda No seal on reklaami kaks varianti, et kas sa ostad ise otse kanalilt või siis teine võimalus on see, et tihti kanalid mingi väikese osa annavad ka siis Google'i oksjonile nii-öelda. Ehk siis ka on sinul võimalus oma reklaamina nagu sinna saada. Et need on kaks niisugust suurimat võimalust, et saada just niisugusesse populaarsesse võib-olla veebisaiti. Aga kumb see kliendi jaoks nagu parem variant No on? selles mõttes Google'iga on see, et sa ei saa alati 100% garanteerida, et sa saad sinna selle mahuga, mis sa oled nagu planeerinud, on ju. Versus see, et kui sa oled otse nende juurde, siis sa 99% alati saad selle mahu, mis sa sealt nagu ostad, on ju. Ja Google'i puhul on see, et sa ei saa öelda seal, et ma tahan sealt saada seda bännerit nüüd, vaid ta siis ise vaatab, kuhu sinu see kujundus sobib, on ju. Versus kanalis on see, et sa tead täpselt, mis formaati või millist bännerit sa sealt ostad, on ju. Ma olen kuulnud sellest Google'i oksjonist, aga ma ei tea sellest eriti palju, et lühidalt, et kuidas see töötab või mis see täpselt on? See Google oksjonis on tegelikult iseenesest päris keeruline protsess, et nendel kõikidel rahvusvahelistel kanalitel on siis kuskil taga taustal toimub niisugune nagu börs, on ju, aga selle asemel, et me kaupleme aktsiatega, seal siis kauplevad erinevad reklaamid ja need reklaamid siis kauplevad selle eest, et kes saab siis nagu näidata ennast esimesena. Ja seal on mitu faktorit, mis seda mängivad. No esimene faktor on esiteks see, et mis on see sinu panus, mis sa oled sinna Google'isse või kus iganes nii-öelda pannud, on ju. Et sa saad seda alati seadistades määrata seda, et kas sa lased Google'il ise panuse määrata või sa ise paned paika summaarselt, mis see panus on ju. Siis teine asi on see, et esiteks, kes sa tarbijana oled, on ju. Et alad, milliseid reklaame sa peaksid nagu nägema, et see mängib rolli seal alati, mis reklaami sa näed. Ja siis tulevad mängu kõik need muud asjad, et see, mis su reklaamiskoor on ja kõik sellised kolmandad asjad veel juurde, et tegelikult seal neid faktoreid on päris palju, mis määravad selle ära, et mis reklaami sa näed, aga lihtsas keeles, kui see kokku võtta, siis ma arvan, et me näeme reklaame peamiselt selle järgi, ehk siis mida need erinevad reklaamijad siis, keda nad sihivad, on ju, ja selle järgi ju siis Google tuvastab ära, mis tarbijatele neid reklaame näidata ja siis hakkabki see oksjon seal nii-öelda nagu pihta. Ja vastavalt sellele me siis, kes selle oksjoni nagu võidab, see siis nagu reklaami näeb. No kuulates sind, mul tekib Google'i vastu suurem huvi, samas tekib ka selline tunne, et sügavuti minna, et sa aru saada, et see on päris keeruline, et kui palju see AI nüüd Google'i reklaamide tegemist näiteks aitab, ma ei tea, tänapäeval, aga võib-olla ka tulevikus, et on seal ka mingisuguseid selliseid tööriistu, mis võib-olla turundajate jaoks teeb selle asja varsti palju lihtsamaks. Aga neid AI tööriiste on seal tegelikult päris palju. Ma ütleks, et ma ise usun seda, et mida aeg edasi, seda rohkem chati põhisemaks võib-olla need platvormid muutuvad. Ma ei ole 100% kindel, aga ma ise usun, et võib-olla tulevikus ongi see, et mina ütlen Google'ile või Metale, kuule, et mul on 300 €, sihtrühm on selline, palun pane reklaamid jooksma ja kõik, süsteem peaks kõik minu eest nagu tegema, on ju. Aga tänases päevas peamised AI tööriistad, mida ma ise Google'is näen, on esiteks see, et sa saad, Google aitab sul juba mingi kujundusi ise luua. See on sees, tööriista sees? See on niisugune tööriist juba sees. Ma ütleks, et ei ole veel 100% ülihea, aga kõik need AI pildi tööriistad on veel täna ju niisugusel tasemel, nagu need on ju. Nad ei näe veel ülirealistlikud välja, on ju. Aga kui sa alustav ettevõtja, võib-olla see ongi su ainuke viis kujundust saada, siis sa pead seda kasutama, on ju. Aga ma olen näinud, et seal on nüüd selline lisa tulnud, ma eile nägin seda uudist ka, et on niisugune nagu chatbot tulnud siis nagu juurde. Ma olen näinud mõningatel kontodel seda varem, aga selle chatbotit sa saad küsida siis nagu nõu või mingid küsimusi, tema peaksid nagu aitama. Ehk siis ma eeldangi seda, et võib-olla ta aitab siit see ala sellega, et sa ei tea ala, et milliseid bännerid sul on vaja mingi kampaania jaoks või ta aitab sul võib-olla paremini tulemusi analüüsida ja nii edasi, on ju. Ja pluss seal on hästi palju selliseid AI lisasi ka hakanud tulema, et Google aitab sul mingit tekste ise paremini kohandada ja nii edasi. Et tegelikult neid tööriist on seal päris palju. Et eesti keeles ka? Ma eesti keeles veel ei ole seda ise katsetanud, aga näiteks otsingus on seal olemas nagu selline asi nagu Search AI, mis siis tehniliselt peaks siis aitama sinu tekste muutma paremaks läbi inimeste otsingute. Okei, väga põnev.
aga mis me sellel teemal sinuga ka siin räägime, on see, et meil tegelikult siis majanduskoolis uuel aastal, siis jaanuar 2026, algab üks põnev ja väga sisukas täienduskoolitus, mille nimi ongi Google Ads spetsialist. Ja sina seal koolitajaks oledki. Et mis sa ise ütleksid, et kellele sa kõige rohkem seda koolitust soovitad? Aga ma ise usun, et seal on kuskil 2-3 peamist gruppi, kellele see kursus võiks huvi pakkuda. Ma arvan, esimene grupp on võib-olla inimesed, kes tunnevad, et nad tahaksid äkki digiturundusse kuskile tööle saada või neid see valdkond huvitab, aga nad ei tea, kust alustada. Et üks variant ongi, ma arvan, see, et sa tuledki näiteks sinna Google kursusele ja sa õpid ühe kanali nii-öelda põhiarusaamad kõik selgeks, on ju, ja see võib-olla aitab sind paremini kuskile kandideerida. Et see on üks sihtrühm, on ju. Siis ma arvan, teine on need, kellel on oma töös Google'i Ads'e vaja, kas nad on kuskil turundusspetsialistid, on ju, või mõnel muul ametipositsiooni, kus on vaja Google Ads'e kasutada. Just selles osas, eriti kui nad ei tea ka, kus sealt alustada, et see on ideaalne kursus, ma arvan, selleks, et sa saad need põhiasjad seal selgeks. Ja kolmas on kindlasti need ettevõtjad, kellel on vaja ise reklaame teha ja kes näiteks soovivad Google'is, ma ei tea, otsinguid või muud reklaame, siis jällegi nemad, ma näeks, oleks ka nagu see sihtrühm. Ja kas peab olema kuidagi juba endal olemas see Google'i tööriist, natukene kogemust või võib tulla ka päris algaja? Ma usun, et tegelikult ei ole vaja eelnevalt kogemust, et nii nagu ma eelmine aastaga õpetasin ja ka see aasta, siis tegelikult enamus õpilased olid sellised, kes on Google'iga varem kunagi kokku puutunud. Et kogu see õppekava on mul üles ehitatud niimoodi, et ma alguses ikkagi käime läbi selle Google pulk haaval, et esiteks üldse, millised on erinevad kampaaniatüübid, millised on erinevad sihtimisvõimalused ja nii edasi. Et esimene osa ongi puhas siuke teooria, et mis asi see Google on ja üldse, kuidas siuke asi nagu meedia planeerimine, meedia ostmine käib, on ju. Et see saaks üldse mingi aru saama, et et mida ma mingi eesmärgiks kasutan. Ja see teine osa on siuke praktiline, kus ma siis juba õpiks seda, et kuidas neid reklaame päriselt siis nagu interneti üles panna. Et millised on mis nupud, millises kohas mis sihtrühma määrata ja kõik siuksed asjad, mis on seotud sellega, et see reklaam saaks ilusti sinna interneti ülesse. Et sa oskaks seda teha, sest neid võimalusi on seal hästi palju ja alguses tegelikult on päris raske aru saada, et kuhu nupule ma peaksin nüüd vajutama või mis on see asi, mida kindlasti ma ei tohiks vajutada, on ju. Ja kolmas asi on siis see, et siis pärast vaatame seda, et kuidas neid tulemusi analüüsida, on ju, ja kuidas ka kõiki neid erinevaid tööriistu ja muid asju kasutada. Ehk siis ma usun, et sa kursuse lõpus saad päris hea aru saama sellest, mis asi see Google Ads on, kuidas neid reklaame seal nagu seadistada ja lisaks, kuidas siis ka teha esmaseid mingeid analüüse ja kõike muid asju. Et sa saad päris siukse, ma arvan, hea baasi selleks, et sealt edasi siis hakata ise juba neid tegema. Ehk siis, et see õppija selle koolituse käigust saab ikkagi täitsa ise nagu seadistada ühe kampaania? Ei, rohkem. Rohkem? Ja et selles mõttes õpilane saab ise seadistada väga palju erinevaid kampaaniaid, et ma ise usun sellesse, et selline õppe just reklaamplatvormi puhul peab olema võimalikult praktiline. Et me loomulikult, mina tahan läbi käia kõik need erinevad kampaaniatüübid, on ju, ja vähemalt neid 2 korda, et ühe korra, kus mina näitan 100% ette ja teised korrad juba see, kus mina ütlen, et nüüd peate selle seadistama ja ma lähen siis kontrollina vaatan, kuidas nad seda teinud on. Et see mõte ongi see, et nad saaksid seda, et nad pärast seda ikkagi oskaksid kõiki neid reklaami ilusti seadistada, et võib-olla nad ei mäleta kõike 100%, aga ta teab, et tal hakkab mingid seosed looma, kui ta hakkab seda reklaami tegema. Et ta võiks olla ikkagi võimalikult praktiline selles osas. Ja praktiline ta ongi, et arvutiklassis ilmselt ja me oleme pannud ajaga paika, nii et reedeti jaanuari keskelt hakkab ta pihta ja tõesti ootame siis kõiki huvilisi Kareli koolitusele. Aga võtamegi siis siin praegu selle saate kokku, et kes tahab rohkem kuulda sinu nõu ja tarkust, et siis tulebki koolitusele tulla. Nii et suur aitäh täna saatesse tulemast ja tänan ka vaatajaid ja siis loodame, et osadega teist kohtume koolitusel.